pole nii ammu jälle filminud midagi, aga kuna täna on plaan minna Haapsallu ja võib-olla homme veel kuhugi sealt edasi, siis mõtlesin, et võtan teid ka kaasa. Me tulime juba eile Tallinnasse tegelikult, käisime õhtul sõpradel külas ja olime öösel siin Uruhu hotellis. Praegu just tulime hommikusöögilt ja nüüd ongi Rain on pesemas. Pakime oma asjad kokku, siis hakkame vaikselt liigutama Haapsalu poole. Meil ei ole veel Haapsalus majutust võetud, mõtlesime, et me vaatame viimasel hetkel selle. Valikut oli suht palju, seega ei ole midagi hullu, et me viimasele hetkele selle nüüd jätnud olema. Me oleme enne ka siin Oru hotellis olnud ja siin on mega hea hommikusöög lihtsalt. Kõik on ülivärske ja maitsev. Täna on mega mõnus ilm ka jälle. Kuna nüüd juhtuski nii, et meil mõlemal on mõned vabad päevad, siis me mõtlesime, et me kasutame need ilusad ilmad ära ja liigume kuskil ringi. Aga jah, siis täna vaatame, mis Haapsalus toimub. Sööme lõunat ja asju seal ja siis hakkame vaatama, kas me lähme homme sealt kuskil edasi ja mis saab. Oleme nüüd Haapsallu jõudnud ja vahepeal tee peal mõtlesime, et äkki ei tulekski Haapsallu, et võiks ju Hiiumaale ka minna. Ja siis vaatasin, leidsin jumala hea majutuse ka. Ülisoodne hind oli, kui täna bookid, ja bookin ära, kaardi pealt läheb hoopis topelt summa sellest, mis seal bookingus nagu kuvas mulle. Ja siis ma helistasin ruttu sinna majutusse. Sealt oli, et nemad ei saa midagi teha, et bookingu teema. Ja ühesõnaga lõpuks helistasime sinna bookingusse ja nüüd käib sealt kaudu nagu asjade ajamine. Väga puljant. Aga siis nüüd me tulime ikkagi Haapsallu, mõtlesime, et me ei hakka siis üldse sinna Hiiumaale trügima. Aga me saime Haapsalus ka mingi korteri vist saime, on ju. Ja praegu lähme sööme kõhud täis, kui me lähme Talumehe kõrtsi. Õhtul lähme kuskile teise kohta praegu. Ja siis vaatame Haapsalu peal ringi. Mingi hetk lähme vaatame, kuidas sinna majutusse saab. Tere! Tulime Haapsalusse kartulikoori ja pelmeene sööma lõunaks. Toidu kõrvale selline ise tehtud sai ka päris huvitava maitsega. Vahepeal saime teada, et see on õllesai. Interesting. Üldse siin Haapsalus on täiega palju mingid nii armsaid väikseid poode, kus on igast jubinaid müügil. On ju? Kasjad on ilusad. Ja. No nüüd tükk aega juba siin linna peal ringi jalutanud. Ülimõnus vibe on siin igal pool. Me käisime eelmine aasta talvel ka, siis polnud üldse siin nii mõnus minu meelest. Aga praegu me tulime ka siia promenaadile ja ülimõnus. Kohati on vaikne, aga samas see oli vanalinna osa, kus me sõime. Seal oli nagu sagimist rohkem. Tundub, et täna lubas vihma ka, siis vaatame, kas me istume oma selles majutuses ja tellime sinna süüa või siis tuleme õhtul ka siia linna sööma. Aga jah, karvame. Aga meie majutus peaks ka kuskil siin olema. Kullane maja oli kirjas. Nii et ma arvan, et võime vaadata siia. See pidi mingi kiri ka peal olema. See on ilusad majad on need. Jah, see ilmselt enne võiga. Siin on nüüd terve kaart lausa, et millisesse korterisse sa minema pead. Meie oleme siis 5. ehk siis 2. korrusel. Me otsime selle kohe ülesse. Aga üliäge majake ja nii ilus vaade. Loodan, et meil on aknad ka siis mere poole minna.
Päris kõrge trepp ju. Vaatame siis oma väikse pesa üle. Kui armas. Aga meil ongi aknad sinna poole. Meil on rõdu ka. Ka chillida. Asjad ära. See käib võtmega vist ei. Väga ilus. Oi, näed, viskasin kotti niimoodi siia maha. Aga see on siis üks tuba, diivan, voodi, kööginurk ja vaatame vannitoa ka üle. Ei koti mõnus. Ostsime õhtusöögi kaasa üldse. Me ei leidnud mingit sellist kohta, mis oleks nii kaua lahti olnud, et me oleks saanud seal rahulikult istuda ja seega tellisime toitu kaasa Vagamaamast. Ja käisin poes ka, ostsime hommikuks ka süüa. Tegin kõik need pakendid lahti ja no see lõhn on ikka mega hea, mis siit tuleb. See peaks siis küüslauguga olema ja krõbe kana magusapus äkki või. Ja tisu! Ja nagu aru saate, siis täna on juba uus päev. Hommikusöögi me sõime kodus ja nüüd me tulime, kell on täpselt 12 ja tulime siia mingisse kohvikusse saiakest ja kohvi jooma. Igatahes järgmine peatus on meil seal linnuses. Hakkasid just need kellad ka käima, sest kell sai 12. Tegelikult me eile õhtu otsisime väga kaua, kuhu täna edasi minna ja lõppkokkuvõte on see, et me sõidame lihtsalt natuke siis Haapsalust ülespoole tagasi, mööda seda Dirhamit ja seda äärt. Vaatame seal ringi. Vaatasime, et minna Kesk-Eestisse ka. Oleks taht mingisse ala loomafarmidesse minna, aga selgeks sai see, et esmaspäeviti on kõik sellised asjad kinni ja kui tahad minna, siis oleks pidanud ala grupiga minema, et siis saad ette helistades ka. Seega loomafarmi me täna ei saa. Lähmegi siis vaatame täna siin Haapsalu peal veel veits ringi ja siis liigume juba Haapsalust edasi. Ilmselt õhtuks jõuame ikkagi koju tagasi, sest ega me ei leidnud mingit sellist mõnusat majutust ka või nagu isegi kohta, kus sööbida. Kõik on suht sellised veits overpriced. Meile kuidagi jäi selline tunne, et isegi telkimisplatsi eest pead hinda nagu maksma. Ilmselt õhtuks lähme siis koju suvilasse tagasi. Praegu aga naudime oma saiakesi. Jõudsime siia Dirhami sadamasse. Siin on üks väga armas kalakohvik, mis jällegi esmaspäeval on suletud. Ma ei tea, mis selle esmaspäevaga siin on, aga väga paljud asjad on esmaspäevati kinni siin ühesõnaga. Sõit siia oli mega ilus. Siin on täiega ilus nagu selline männimets, väiksed suvemajakesed. Nüüd me vaatame edasi, siis panime sisse Nõva. Vaatame, mis seal toimub. Meil jäi nüüd tee peale Nõva mõis ja mõisakohvik ja Nõva mõisapood, mis siin siis koos. Ja kuna me mõtlesime, et mingit kalavärki võiks süüa, siis me tulime siia vaatama ja siin oli täitsa valikus igast kalatoite. Me võtsime lestapraed, seal on siis mõis, pärast jalutame sealt ka läbi. Ja siin on Nõva kohvik. Kõik lauad on üli suured. Võtsime Nõva poest jätsid. Mõtlesime, et vaatame siin mõisa juures ka ringi, aga tuli välja, et mõisast on mingil hetkel kool saanud. Seega asjal polnud midagi vaadata. Nüüd vaatame, mõtleme, kus me edasi lähme.
ja no ilmselge peab üks korralik trip lõppema väikse shopping tuuriga, nii et me tulime Rokasse, teeme siin väikse tiiru ja siis hakkame kodu poole liikuma. Ma arvan, et siinkohal on jällegi mõistlik ära lõpetada vlogiga. Seega, nagu ikka, likeige, subscribe'ige ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!